Kõigile. Minu nimi on Terje Võrk. Olen siin teile rääkimas tootmisele mõeldud lahendusest nimega ShopFloor. Mina olen ERP-konsultant ja olengi just ERP-konsultant tootmisettevõtetele. Nii et väga paslik mulle sellisest lahendusest siis rääkida. Ja see lahendus on selles mõttes selline huvitav lahendus, et sul on võimalik sellega minna tegelikult täiesti paberivabaks. Aga selle sõltub, kuidas keegi kasutada tahab. Mina näitan teile sellist natukene nagu hübriidi, et natuke demonstreerida ka just seda skaneerimise võimalust. Aga kes tahab, saab minna täiesti paberivabaks, et ma räägin sellest ka. Nagu te teate, siis Business Centralit on võimalik kasutada erinevates seadmetes. Selleks võib olla täiesti tavaline laptop või lauaarvuti, aga võib ka olla mobiiltelefon või siis näiteks tahvelarvuti või mingisugune terminal, ütleme siis niimoodi. Ja miks ma sellest räägin, ongi seesama, et tegelikult sellised ShopFloor lahendused, sellised tootmise raporteerimise lahendused tihtipeale panevad tootmisettevõtteid mõtlema, et milline see töövahend peaks siis olema. Et kui ma tahan võttagi kasutusele seda ShopFloor lahendust või hakata oma tootmist raporteerima töökohal, et siis millised need vahendid võiksid olla. Ja sellepärast ma korra käin teiega siit läbi ja et mille peale te peate mõtlema. Ehk siis kõigepealt jah, te peaksite mõtlema, milline on tööprotsess. Ehk siis millises hetkes te tahate seda mobiilset või siis statsionaarset vahendit kasutada. Et võib-olla igas etapis ei ole vajalik oma protsessis, et siin ma räägin kogu protsessi üleüldiselt, siin ma ei räägi ainult tootmisest, võib-olla ka ost, müük, eks ole, ladu. Ehk siis Business Central ju käib nendest kõikidest protsessidest läbi ja nendes erinevates protsessi kohtades on võimalik kasutada erinevaid mobiilseid vahendeid. Ja tootmises siis samamoodi, et sul on võimalik valida erinevaid mobiilseid vahendeid, millega siis oma tööprotsessi teha. Kindlasti, kui te valite omale neid töövahendeid, siis peaks mõtlema, kes on see kasutaja, kes seda kasutama hakkab. Kas see on võib-olla mõni väga nutiteadlik inimene või nutiteadlikumad inimesed, võib-olla see on vanem põlvkond, kes võib-olla ei ole nii osav arvutites või töövahendites, ehk siis neile tuleks see mobiilne töökoht teha väga lihtsaks, väga mugavaks või siis on see inimene pigem suurmeesterahvas, kellel on suured sõrmed, eks ole, siis tema ei saa kasutada väikest pisikest telefoni, et sisestada väga keerulisi andmeid. Kindlasti, milline informatsioon seal peab olema, et kui me räägime tootmise poolest, siis kui sul on vaja igasugused tööjuhendid, et see töötaja näeks kohe sama ekraani pealt tööjuhendeid või väga detailsed andmed, et siis selle samamoodi, et võib-olla see ei pea isegi tahvelarvuti olema, et äkki selleks peab olema täitsa kohe suur ekraan või suur arvuti, sellepärast, et see on lihtsalt mugavam. Samuti igasugused tehnilised võimalused, ehk siis võib-olla see keskkond väga tolmune või väga ohtlik sellele seadmele, eks ole, siis on jälle, sa pead vaatama, et siis võib-olla see kõige lihtsam mobiiltelefonilaadne seade ei sobi, vaid ta peabki olema kukkumiskindel või külmakindel, et kui on väga külm hoone, et kõik sellised asjad tasuks nagu üle vaadata. Samuti siis ma kirjutan siin, et kiirus, aga ma mõtlengi selle all ka võib-olla seda, et kui on väga suur tootmishoone, kus kohas on väga palju metalli, selles mõttes, et väga palju metallriiuleid, väga palju betooni, vaheseinu, asju. Et seal ei pruugi tegelikult väga head levi olla. Nii et kui sul ongi wifi võrk või võib-olla ei levi igasse nurka, sul on selline vahend, mis peab mööda maja ringi liikuma, et siis sa pead ka vaatama, et see töövahend oleks selline, mis siis suudaks ka siis kõige pimedamas nurgas selle levi üles leida. Et kõikide nende asjade peale tuleb kindlasti mõelda siis, kui te hakkate valima või otsustada, mis sorti mobiilset või statsionaarset töökohta te loote. Ja ma ennem juba tegelikult natukene rääkisin, aga siin ka igaks juhuks mainin ära, et üldjoontes on protsess, mida me majandustarkvaras juhime, ongi siis selline, et hakkab siin kas hinnapakkumisest või müügitellimusest, liigub sealt juba edasi tootmistellimuse peale, samal ajal teeme sisseostu, võtame kaupasid vastu ja kui tootmine saab valmis, siis saadame selle kaubaga välja ja siis kõik see finantspool, arveldamised ja nii edasi.
Et tegelikult erinevaid mobiilseid vahendeid on võimalik, nagu näha siin juba 5 erinevas punktis kasutada, ehk siis müügitellimused, ostutellimused on ja ilmselgelt ladu. Et mina täna räägin teile väga konkreetsest osast ja selleks on siis tootmise raporteerimine just. Nii et kahjuks enam teistest osadest ei räägi, ainult tootmise raporteerimisest räägin siis. Ühesõnaga, miks üldse inimesed võtavad kasutusele selliseid skännerlahendusi või siis ka nüüd ütleme siis tootmisraporteerimislahendust, mida ka mina tutvustan. Et eks see peamine eesmärk ongi see, et sul informatsioon jookseks kohe otse süsteemi. Ehk siis sul on kohe reaalajas näha, mis sinul tootmises toimub, mis andmed seal on. Et ei ole mingeid pabereid, paberipatakaid kuskil kellegi laua peal või veel hullem, vahepeal see mõni paber läheb kuskile kaduma. Siis sul päeva lõpus võib-olla üldse 3. inimene käib ja tõksib seda informatsiooni sisse, eks ole. Võib-olla teeb veel mingi vea sinna, sellepärast, et ta käsitsi trükib neid, eks ole, et kõik need siuksed terminali skänner lahendused võimaldavad seda informatsiooni kiirelt reaalajas kohe sisestada ja sul on see täpsem, ehk siis sa ei pea muretsema, et keegi midagi nagu valesti sisse sisestab. Selleks, et nüüd võtta selline shopfloori laadne või ükskõik mis tootmise raporteerimine kasutusele, selleks on vaja teha muidugi eeltööd. Et kõigepealt siis ongi sama, et sa pead otsima siis välja omale, milliseid terminale või tahvelarvuteid või arvuteid sa tahad osta, neid kasutusele võtta. Kui sul on vähekenegi võimalus, siis mina isiklikult soovitaksin isegi võib-olla rentida, proovida erinevaid vahendeid, aru saada, mis on sinu meeskonnale parim vahend. Ja alles siis, kui sa oled kindel, et just sellised vahendid sulle sobivad, et siis võib-olla siis osta. Aga noh, mõtlen ka, et kuidas kellelgi võimalused on. Aga jah, need on vaja osta ja need on ka kindlasti vaja seadistada. Tihtipeale nendel ükskõik mis tehnilist vahendit sa ostad, ikkagi sa pead seal natukene seadistustööd ka tegema. Siis on vaja kindlasti oma tootmisala ära märgistada just skänneriga loetavate siltidega. Ehk siis siin mul on väike tärnikene juurde pandud. Ehk siis see nüüd eeldab seda, et kui sa otsustad mitte kasutusele võtta täiesti paberivaba. Ehk siis see ongi see, et kui sina tahad seda teha niimoodi, et sul on näiteks nüüd mobiilne skännerlahendus, võib-olla see on mingi väike tahvelarvuti ja sa liigud selle tahvelarvutiga mööda tootmist ringi ja sa tahadki öelda nüüd, et nüüd ma olen selle tootmispingi juures, eks ole. Siis sul peab olema see kuidagi identifitseeritud ja sul peab olema seda võimalik skanneerida. Sama asi käib siis töötajatega, ehk siis sa pead kuidagi töötajad suutma kaardistada. Ehk siis kas selle jaoks on siis mõni personaalne kood, ribakood, mida tavaliselt sa paned kuskile sissepääsukaardi külge või midagi sellist või kui teil on ka juba olemas või kasutate, siis on samamoodi on olemas sõrmelugejad, näotuvastus, erinevad vahendid, et need siis on ka võimalik või vajalik kasutusele võtta. Juba enne mainisin vajadusel Wi-Fi ja GSM võimendid paigaldada. Siin on ka seesama, et kui sul on statsionaarne arvuti ühes kindlas töökohas, siis sa võid seda ju ka kaabliga teha, siis võib-olla see Wi-Fi ja GSM-i teema ei ole üldse aktuaalne. Aga jälle sõltub, millise lahenduse valite. Ja siis samamoodi sildi printerid on ju, et kui sul on vaja nüüd mingeid asju kaardistada, sul on vaja, et sa saaksid neid lugeda. Aga ma rohkem siin tegelikult slaididega ei hulla, ma tulen kohe ikkagi näitama teile süsteemi, aga kõigepealt ma lähen korra Business Centralisse. Et mul siin on avaleht, mis on siis mõeldud, ütleme siis vahetuse vanemale või tootmisjuhile. Ehk siis inimesele, kes siis tuleb ja kinnitab ära need registreerimised, mida on teinud tootmistööline. Et selle jaoks on eraldi Business Centrali kuva, aga siit ma kõigepealt näitan sellist asja nagu, millised võiksid välja näha näiteks need sildid, mida siis need töötajad kasutavad. Selle jaoks, et registreerida. Et tegelikult mul on ka siin välja trükitud, ma lihtsalt näitan teile ekraani peal ka, sellepärast et see on lihtsalt parem näha kui siin selles väikses kaameras. Et mina täna siin kasutangi siis seda A4 peale välja trükitud, et mul on siin paar töötaja koodi.
et siit ka suuremaks, ehk siis väga lihtne, siin on nimi, eks ole, ja ribakood ja see ongi aluseks, mida ma siis kasutan, et skaneerida, öelda, et nüüd Terje tuli siia tegema või Jim tuli tegema või Ester tuli tegema, eks ole, oma tööd. Teine asi, mis siis oleks veel vajalik juhul, kui sa nüüd ei lähe täis paberivabaks, on siis, võtame siit tootmistellimuse töölehte, mis mul on ka siit välja trükitud, et teile näidata, kuidas see skaneerimise pool töötab. Et täiesti tavaline jobkaart on mul siin siis tööleht. Et täpselt samasugune mul siin enda käes ka, aga ma näitan teile seda siit. Ehk siis meie hakkame siin täna tegema pannkoogidainast. Nagu ikka, mul on siin komponendid ja vot siin alumises osas on siis selle tootmistellimuse operatsioonid. Ehk siis mis tegevusi ma pean tegema selle jaoks, et seda dainast valmis saada. Ja siin on, miks siin on kahes tulbas need QR-koodid, ongi sellepärast, et mul on siin seadistusaja võimalik registreerida ja siis ka tööaega. Ja põhimõtteliselt üks võimalus ongi siis see, et ma trükin sellise töökorralduse välja ja see on see, millega siis töötaja skaneerib oma tegevusi. Milline näeb siis välja terminali osa. Ehk siis, kui mina olen nüüd tootmistööline, siis mina tulen hommikul tööle, siis mina näen vot sellist vaadet. Ehk siis ta palubki, et ma kõigepealt skaneeriksin oma koodi. Ehk siis ma võtan siit omale skänneri kätte ja piksutan ennast siis tööle. Ehk siis ta kohe, kui ma ennast hommikul piksutan, siis tema hakkab juba lugema minu seda tööaega. Ehk siis ta teab, et nüüd mina asusin tööle. Mis sest, et ma ei ole veel ennast registreerinud kuhugile kindlale tootmistellimusele. Siin on võimalik veel lisaks siis palgaarvestusega seoses teha erinevaid tegevusi, aga ma siin hetkel nii detaili sellega ei lähe. Minul on ta siis seadistatud selliselt, et kui töötaja skaneerib seda, siis temale avaneb tootmistellimuste nimekiri. Ehk siis siin mul on tootmistellimused ja erinevad need etapid, mida siis see tootmistellimus peab läbi käima. Ja mul on siis siin kaks varianti. Et mul on üks variant, mis ongi see, kus mul on võimalik olla siis nii-öelda paberivaba. On see, et ma näiteks tulen siia, valin nüüd mingisuguse rea ja ütlen, et klokk on. Ehk siis ma vajutan siia peale ja ütlen, et ma nüüd hakkan seda tööd tegema. Aga teine variant ongi siis see, et ma ei vali, sest üldjoontes ei ole see nimekiri ju nii lühikene, eks ole, see nimekiri on siin pikk. Et siis ongi see, et ma tulen siia, ma võtan oma selle lehe ja ma skaneerin. Et mina hakkan nüüd mingit tegevust tegema. Ja selle peale kohe süsteem tekitas mulle siia timecard vaatesse siis sisse logimise. Ehk siis tema nüüd rahulikult taustal hakkas lugema, et mina hakkasin seda tööd tegema. Nii kaua ta loeb seda, kuni mina vajutan kas siit clock off või siis registreerin, et ma hakkan uut tootmistellimust tegema. Vähemalt minul on see seadistatud niimoodi, et kui mina registreerin uue tootmistellimuse, siis ta registreerib eelmise kinni. Mis mul siis siin veel on? Mul on võimalik siit ka vaadata erinevaid vaateid. Ehk siis mul näitab siin pommi koostisosasid, näitab, mis on siis eeldatud ajad. Mul on võimalik siin ka näiteks pilti kuvada või kui mul on mingid tööriistad, mida ma pean kasutama, eks ole, mul on selliseid andmeid võimalik siia lisada. Praegu mina lihtsalt demo mõttes tulin ja klikkisin need siia niimoodi lahti, aga tegelikult on seda võimalik ka niimoodi seadistada, et kohe, kui töötaja tuleb, siis ta kõiki need andmeid näeb või ei näe. Et ta ei pea tulema siia iga kord klikkima. Nii et jah, mõtlen selle pildikesega siit ära. Mis mul siis veel on? Siin on, mina olen siis ajavaate aknas. Siin on mul siis võimalik näha, mis asju ma olen siis loginud tänasel päeval. Lisaks on muidugi projektivaated, kuhu ma siin ei lähe. Siis olid see sama tootmisvaade, kus me ennem olime. Ja samuti on, kui ma lähen nüüd tagasi see timecard'i peale tagasi,
siis mul on võimalik siin näiteks ka kommentaari lisada, ehk siis mul nüüd midagi siin juhtus, ma tahan midagi kommenteerida, siis ma saan seda siia kirjutada. No, siia kirjutan kommentaari. Ja nüüd juhtus äkki võib-olla vahepeal midagi veel, tulen uuesti, panen veel teise kommentaari. Ja niimoodi ma saan erinevaid kommentaare siia juurde panna ja see informatsioon läheb päraspoole siis selle vahetuse vanema või siis tootmisjuhi lauale, tema saab siis need kommentaarid sealt üle vaadata. Nüüd mul on võimalik siis siit samast vajutada siis clock off, kui ma näiteks siis seda vajutan, siis ta arvutas mulle ära, kaua ma seda tööd ja tegevust tegin. Mul on võimalik ka siit siis öelda, et ma lähen nüüd näiteks puhkama, ehk siis ütleme, et ma lähen nüüd tasulisele puhkusele, mul on vaja 10 minutit nüüd silmadel puhata, ma saan selle siit sisse logida. Eks see lahendus on selline, et sa ei pea ainult tootmistellimusi registreerima, sa võid ka registreerida tegevusi, mis on siis kas seotud tootmistellimusega või siis on muud tegevused, näiteks koosolekud ja ongi nagu puhkepausid, mis mul siin veel olid, mingid treeningud, mingi puhastamine ja sina saad ise otsustada, millised tegevusi sa siia tahad panna, kas need on seotud mõne tootmistellimusega või nad on iseseisvad, et kui ma nüüd korra hüppan siit Business Centralisse, siis siin on selline koht nagu Activities. Et siin on mul näidisena olemas terve hunnik neid, et nagu nägite, siis kasutaja kõiki neid ei näe, et see on täiesti okei. Mina saan siit valida, milliseid ta näeb. Ma saan siit öelda, kas see peab olema tootmistellimusega seotud ja samuti mul on siin selline asi nagu pay code ehk siis palgaarvestuse tähis. Ehk siis ma saan öelda, milline tegevus läheb millise, ütleme siis maksuga või palgaarvestusega, kuidas ta seotud on. Nii et võimalusi on hästi palju, ma niimoodi ütleme, annan teile natukene jäämäe tippu, annan teile maitsta erinevatest võimalustest. Nii, aga nüüd ma olen jah siin teinud siis seda veidikene pausi. Noh, nüüd ongi see variant, et ma võin ka tulla näiteks siia, siia tootmistellimustesse, eks ole. Ma võin nüüd siit näiteks, ma ei tea, öelda, et ma hakkan nüüd hoopis kvaliteedikontrolli tegema. Vajutan siia clock on ja plaks tuleb mulle siia uus rida. Mis ma veel siin saan siis teha? Ongi see, et ma saan registreerida siin väljundit. Ehk siis ma saan öelda, et ma nüüd tegin näiteks 6 tükki ära. Minul on seadistatud niimoodi, et alati ütleb väljundi koguseks jääkkogused, mis on veel vaja toota. Aga seda on ka võimalik seadistada, et kas ta näitab 0 või näitab 1 või ja ma saan seda siit siis määrata. Samuti ma saan siit öelda, milline oli minu tarbimine. Okei, sellel kvaliteedis mul vist seal väga midagi tarbimist ei ole, aga ma tulen siia teise peale, siin vist peaks midagi consumption ridu ka olema. Jah, just tarbimisemad. Ehk siis samamoodi ma saan tulla ja öelda, et ma selle tootmisetapi jooksul ma tarbisin ära teatud kogused, et siis samamoodi ma saan ka partii määrata, kui mul partiihardus on kasutusel. Võib ka teha niimoodi, et sa ei määra siin näiteks, et neid komponente, et mida sa kasutasid ja see läheb vastu pommi. Et siis, kui sa tootmistellimuse lõpetad, siis automaatselt läheb vastu pommi. See jälle sõltub, kuidas ettevõtted ise tahavad seda üles seadistada. Mis ma veel tahtsin korra mainida, ongi see sama, et mul on ka võimalik, näed, kui ma lähen selle viimase töö peale, siis siia tekkis nagu 2 clock off'i, ehk siis clock off ja single off. Ehk siis mina olen praegu seadistanud niimoodi, et iga kord, kui ma uue tegevuse registreerin, siis ta paneb eelmise tegevuse kinni. Aga näiteks, kui sul on selline tegevus, mida sa saad teed läbi mitme tellimuse. No näiteks võtame, sul on mingi suur vineerijupp
ja sa lõikad sealt välja mingid elemente erinevatele nendele tootmistellimustele. Ehk siis sa teed sama asja, aga see ühe selle tüki pealt. Ja siis sul ongi võimalik tulla siia, määrata ära kõik need tootmistellimused, korraga panna teda siis ütleme siis mõõtma ja ta pärastpoole jaotab selle aja nende tootmistellimuste vahel ära. Et seal on ka võimalik erinevalt seadistada, kuidas ta seda jaotust teeb. Et sellepärast ongi siin selline nupuke ka nagu single off, ehk siis kui sa kasutad seda funktsionaalsust, et sul on mitu tootmistellimust siin samal ajal mõõdavad, et siis sul on võimalik üks neist siis nii-öelda kinni panna. Mis ma siit, ma näitan uuesti seda tootmistellimuste loendit, jätke see meelde, siin on päris palju ridu. Ma lähen korra siit välja ja ma login sisse ennast korra ühe teise kasutajaga. Ehk siis ma olen nüüd töötaja 1 ja kui mina tulen oma lehele, siis minu lehel on see nimekiri palju väiksem. Ja see on sellepärast, et mina olen nüüd filtreerinud ära, et see kasutaja töötaja 1, tema näeb ainult temale suunatud töösid. Ehk siis ta ei näe mitte ühtegi teist tööd. Et see on nüüd see moment, kus kohas sa saad tegelikult teha paberivabaks. Ehk siis sul on vahetuse vanem näiteks määrab hommikul ära, kes milliseid töid teeb ja töötaja ei tee cherry picking ut nii-öelda, vaid hakkab siit järjest siis neid töösid näiteks tegema. Et see on siis see variant, kus kohas sul ei pea olema isegi välja trükitud lehte. Ja kuidas see siis käib? Ma tulen korra jälle Business Centralisse. Ehk siis Business Centralis meil on olemas selline koht nagu assignment. Ehk siis ma olengi siin võtnud ja määranud, et töötaja 1, millist tootmistellimuse, millist operatsiooni peab tema siis tegema. Kui ma tahan, siis ma saan seda kõikide omale töötajatele teha. Ja kui me juba töötajatest rääkisime, siis ma tulen korra siia ja räägin korra sellisest asjast nagu töötajatest ka. Ehk siis see lahendus on selline, et sul ei pea olema igal tootmistöölisel Business Centrali litsents. Ehk siis sul on siin nimekiri töötajaid ja nemad ei pea mitte kunagi Business Centralisse saama, kui seda neil ei ole vaja. Ehk siis nemad saavadki, seda saab siis selles ShopFloor lahenduses ilusti kaardistada ja nemad käivad ka ainult seda ShopFloori kasutamas. Et siin ma olen teinudki erinevad kasutajad ja määranud siin väga palju erinevaid seadistused. Kui ma siin lähen kas või selle sama töölise töötaja 1 peale, et siis siit on tegelikult näha, et ma olen talle määranud sellise konfiguratsiooni, et tema näeb, et tal on filter peal, et tema näeb ainult neid töösi, mis on määratud töötajale 1. Kui ma ka siin juba olen, siis ma räägin veel juurde, et sul on ka võimalik näiteks määrata seda, et iga kord, kui see töötaja nüüd oma tööd registreerib, siis ta registreerib seda mingi kindla masinakeskusega. Et näiteks need ettevõtted, kes täna kasutavad masinakeskuseid kui inimesi, siis see on see koht, kus sa saad selle ära siduda. Ehk siis ma saan öelda, et see kasutaja on töötaja Malle ja iga kord, kui tema läheb registreerima oma tööd, siis vahet ei ole, mis seal marsruudis on kirjas, registreerib ta selle masinakeskusega töötaja Malle. Et see on üks nendest võimalustest ja täpselt seesama asi on ka see, kus ma ütlesin, et ei pea ka nende töökeskuste juurde tegema neid skaneeritavaid ribasid. Et on ka võimalik teha niimoodi, et kuna sul on see arvuti või see tahvel või terminal on nüüd selle töökeskuse juures, siis siin saadki talle öelda, et kui ma nüüd sellest masinast seda registreerin, siis ta on alati see töökeskus
töökeskus, ma ei tea, segamine, vahustamine, mis iganes töökeskuse nimi on ja ta alati registreerib seda siin. Ehk siis jälle taaskord ma ütlen, et ei pea olema paberit, aga võib, sõltub, kuidas keegi tahab. Nii. Vaatan korra, mis ma siis veel. Ma lükkan korra siit välja, näitan ühte teist kasutajat. Lihtsalt sellepärast, et siin ma olen igasuguseid, olen siin juba igast asju juba loginud, et siin on lihtsalt rohkem vaateid. Nii et ma olengi siin, olen kuskil vahepeal olnud koosolekul, olen vahepeal teinud tootmistellimusi, olen siin tegelikult isegi kommentaare peale pannud, et see informatsioon nüüd siit, mida siis registreeritakse, jõuab kõik ka Business Centralisse. Ma arvan, et me ennast enam vist siia terminali vaatesse enam ei tulegi, et nüüd peamiselt olemegi siis siin Business Centrali vaates. Ehk siis iga päev, iga kord, kui siis kasutaja ennast sisse logib, tekib siia kohe siis timecard. Siit on ka kuupäevade järgi juba näha, eks ole, mida olen loonud. Ja siit on ka näha, et need on avatud, et näiteks siin see Terjes oli see viimane, keda ma siin just näitasin, et kuidas siia need read on, eks ole, tekkinud. Ja samuti on siit siis näha, et milliseid tootmistellimusi ma olen teinud, mis on olnud see aeg, kaua ma olen siis seda teinud ja siin on teda ka tume, sellepärast, et ma olen siia pannud kommentaari. Ehk siis siin on väike kommentaar ja seda on võimalik siis näha. Kui ma tulen korra siit vaatest välja, kui panete tähele, siis siin on ka selline tume, see on sellepärast, et siin ma olen pannud ka kommentaari. Võib-olla vahetuse vanem tahtis mingit kommentaari panna, siis ma olen selle pannud nüüd siia päisesse kommentaarina. Ja ta kohe muudab siis selle kaarti selliseks tumedaks ja kohe näed ära, et siin on kommentaar, samamoodi on siin ridade peal kommentaarid. Ja niimoodi ta siis siit käib. Samuti on võimalik siis muidugi neid ridu luua käsitsi, on võimalik neid ridu luua ka massiga, et neid võimalusi on siin kõvasti ja enne kui need registreeritud ajad lähevad üldse Business Centralisse, nii-öelda Business Centralisse ma mõtlen konteerituks, ehk siis nad on juba Business Centralis, aga enne kui nad lähevad konteerituks, on vaja, et keegi nad siis üle vaataks ja selle jaoks on siis olemas timecard approvals. Jah, sa võid seda tegevust teoorias teha ka selle otse timecard'i peal, aga mõistlikum on kasutada siis seda tööriista. Siin on võimalik ära seadistada teda niimoodi, et ta aitab sul üles leida probleemseid tootmistellimusi. Ehk siis mul on siin kõik punases muidugi, aga ta ütleb siin täpselt ära, et mis see probleem siin on. Et näed, et ta ütleb, et siin on näiteks seadistusaeg on registreerimata. Siin ta ütleb, et on väga pikk tööaeg. Siin on väga hästi näha, et ilmselgelt on Terje siin jätnud selle töö lõpuni kinni panemata, eks ole. Ja see on nüüd see moment, kus kohas see vahetuse vanem tuleb, vaatab need probleemsed read üle. Ta saab ka siit selle suuremaks selle informatsiooni panna, vaatab, mis veateated tal siit tulevad. Seda kõike võimalik siis seadistada, mille peale ta seda veateadet ütleb. Ta parandab selle rea ära, võib-olla konsulteerib ka veel töötajaga. Ja kui ta on need üle vaadanud, siis ta siit vajutab, et ta approve, et ta kinnitab selle ära, eks ole. Ja kui ta on selle ära kinnitanud, siis on järgmine osa ongi see, et kus kohas sa vaataksid üle, kas neist töödest midagi on ka näiteks ületunnitöö või kus kohas on vaja mingisuguseid palgamuudatusi teha näiteks. Ehk selle jaoks on siis olemas selline tööleht, mida sa siis igapäevaselt saad käivitada. Ehk siis ma vajutan siia nuppu Get Daily Adjustments. Mul on ta seadistatud niimoodi, et minu töötajad töötavad 8 kella 5 ja kõik see aeg, mis on sellest ajast üle, läheb nii-öelda üle tunni alla. Ja kui ma tulen siia töölehele, vajutasin seda Get Daily Adjustment nuppu, siis süsteem tuvastab mulle, milliste tootmistellimustega mul on registreeritud üle aeg. Ja ta teeb siis parandusettepaneku. Ehk siis siin mul on siis timecard, esimene on siis kohe, kui ta ütlebki mulle, et ma olen
vaja teha negatiivne kanne siis tava fake code'il ehk siis regular ja teha uus ehk siis overtime või siis näiteks siin see teine, eks ole. Siin on veel rohkem, siin on vaja 2,75. Mul on nüüd võimalik vajutada siit näiteks massiga, kuna tõenäoliselt on neid ridu rohkem, et mul lihtsalt see näidises on vähe. Sul on võimalik võtta siit accept all. Sul on võimalik neid käsitsi ja neid linnukesi panna, et sa saad valida, millised sa kinnitad ära, millised mitte. Ja siis sa ütled, et carry out adjustment. Ja mis siis nüüd juhtub, on see, et nendele timekaartidele tehakse parandusread. Ehk siis ma tulen siia esimese peale ja siit on kohe näha, et miinusmärgiga on regular pay code ja overtime on siis siia plussiga ja samuti on märge juures, et need on parandusread. Nii, täpselt sama asi on mul siis selle kolmanda reaga. Siin peaks ka olema mul ilusti kaks parandusrida, eks ole. Ja ta saab ka teha seda sama, kui ta eelmisel tegi seda tootmistellimuse peale, siis näed, siin on ka võimalik täiesti ilusti teha seda näiteks miitingu peale, ehk siis koosoleku peale näiteks. Näed, koosolek läks üle aja. Ehk siis neid võimalusi on veel, lihtsalt kõigest ei jõua rääkida, et kui tekib huvi, kui on väga konkreetsed küsimused, võtke meiega ühendust, vaatame üle, kuidas teile kõige huvitavam oleks seda kasutada kõige parem, et lihtsalt väike sihuke diiser teile. Nii, mis ma siit veel tahtsin näidata? Nii. Ma vaatan igaks juhuks, mida ma veel tahtsin. Okei. No ma näitan natukene siin kõik informatsioon, mis siis registreeritakse, on siis boosted timecard lines. Mul ei ole siin väga palju andmeid, aga miks ma seda tahan teile korra näidata, on ka see, et siit on reahaaval ilusti näha, kui palju, millist tegevust, kes tegi, millise palgakoodiga, mis on need ajad. Ehk siis sul on see informatsioon võimalik siit välja eksportida. Selles lahenduses endas on olemas ka palgaarvestuse ekspordi tööriistad, millel on väga palju erinevaid seadistusi, mida ma ka jälle siinkohal praegu hetkel rääkima ei hakka. Aga see informatsioon kõik salvestub siia ära, teil on võimalik siin võtta analüüsivaateid, võib-olla kasutada seda oma mingisuguseks muuks palgaarvestuslahenduseks ja nii edasi. Lisaks on siis sisse ehitatud mõningad raportid, mis ma siin toon välja näiteks daily time entries, ehk siis sul on võimalik näha, kes milliseid aegasid on siin registreerinud. Siis oli näiteks see siit. Et vaade, kes on mida registreerinud. See on võib-olla Wordi vaates on ta ebamugav, eks ole, siis täpselt sedasama asja saad ka siis vaadata Excelis. Ehk siis send to Excel, eks ole. Ja ta teeb selle Excelis ilusti lahti. Bi-weekly raport, siin ma pean panema mingisuguse varasema aja. Paneme kohe korra siia oktoobri näiteks. Jah, et näitab siin erinevad aruanded, kuidas miskit on tehtud. Ja tegelikult on ka samamoodi siis employee organization, korra lihtsalt räägin, et ma väga palju ei rääkinud teile siin, kuidas nende töötajate registreerimine nii-öelda käib. Aga ja, sul on võimalik siis siia süsteemi määrata, kes on vahetuse vanem, kellel on õigus neid logitud aegasid registreerida. Sul on võimalik siis öelda, et milline vahetuse vanem kinnitab, milliste töötajate neid töögraafikuid ja palju muud. Tegelikult ma ei näidanud teile ka veel sellist asja nagu shift patterns. Ehk siis mina, nagu ma ütlesin, mul on siin vahetus ainult 8-5, sul on neid vahetusi võimalik siin erinevaid luua. Siin ongi väga selgelt ära öeldud, mis on see tööaeg, mida me siis ootame, palju on kogu tööaeg, mul on võimalik siin öelda,
kas on mõni paus, näiteks kui teil on selliselt kokku lepitud, et alati kell 12 kõik lähevad lõunale, siis on ka variant see siia ära märkida, ta automaatselt registreerib kella 12-st kõik lõunale ja inimesed ei pea seda tegema siis seal selles terminalis näiteks on ju. Et need võimalusi on siin veel kõvasti. Et kindlasti leiab siit midagi igaühele. Nii, aga ma ei tea, ma usun, et ma jõudsin enamuse ära rääkida. Loodan, et ma väga midagi ära ei unustanud. Vuristasin kiiresti, aga see on see, palju rääkida. Et loodan, et saite vähemalt mingisuguse isu endale tekitatud. Aga minu poolt kõik ja aitäh kuulamast ja vaatamast.